Mu vanemad said põgeneda natuke hiljem kui teised, see oli 47. aasta lõpul ja nad olid kalalaeva meeskonnas. Laev oli Klaipeda sadamas ja ühel udusel ööl nad hakkasid liikuma aegamööda Rootsi poole ja neil oli õigus olla merel paar päeva. Aga kuna oli pime ja udune, siis nad said Rootsi jõuda seekord. Nad olid ennem ka proovinud, aga see ei õnnestunud. Nad olid sinna määratud, sest Eesti vetes olid miinid ja see oli väga ohtlik minna kalale püügile Eesti vetes ja Klaipeda oli endine Saksa linn Meemel ja seal ei olnud nii palju miine ja see oht ei olnud nii suur seal. Neid saadeti sinna Klaipedas. Ema oli laevakokk, nii et nad tutvusid siis laeva peal ja temal ei olnud esialgu aimu, et nad hakkavad põgenema, aga tema oli ka selle poolt, sest temal oli õde, kes oli Rootsi jõudnud. Nad olid kõik väga noored. Isa oli kõige noorem, 17-aastane. Kapten oli 22-aastane. Kõige vanem oli üks madrus või mehaanik, kes oli 28-aastane. Ja kõik olid eestlased või said eesti keelest aru ja see oli haruldane. Ja pärast selgus dokumentide abil, et mõne nädala pärast oleks olnud mingisugune ümberpaigutamine, eks oleks toodud siis mitte eestlasi meeskonda ja siis ei oleks olnud võib-olla võimalik seda põgenemist korraldada. Aga see reis algas vara hommikul ja nad läksid kalapüügile ja neil olid traalerivõrgud ja nii edasi. Nad tegutsesid seal kuskil Liepa ja Läti ja Gotlandi vahel. Ja siis, kui see otsus tuli, et nad hakkavad põgenema, see oli juba õhtupool. Aga siis juba õhtuks kõik said aru, et nad hakkavad põgenema ja kõik olid selle poolt. Isa rääkis küll sellest, et tema oli üks nendest, kes hakkas seda korraldama ja organiseerima ja nad ei olnud kindlad, et võib usaldada teisi, aga lõpuks selgus, et kõik tahtsid minna. Mitmel oli sugulased juba ees ootamas Rootsis, kes olid varem põgenenud. See oli nagu suur risk, et nad ei teadnud tegelikult, kuidas rootslased reageerivad ja ma ei teadnud, kas nad tol ajal teadsid, aga mõned üksikud eestlased, kes olid Saksa mundrist tulnud Rootsi, olid tagasi antud Nõukogude võimudele ja palju rohkem lätlasi. Nii et see hirm oli ikka olemas, aga ma ei tea, kas nemad teadsid sellest, kui nad 47. aastal põgenesid, aga noored alati ei mõtle läbi, mis need suured ohud ja riskid on ja nad on kuidagi julgemad ja ma arvan, see noorus oli ka üks tegur. Nad triivisid päris palju, sest nad kartsid, et mootorimüra on kuulda ja siis piirivalve jõuab neile järele, aga kui nad aeg-ajalt lasid mootoriga edasi natuke, siis panid seisma jälle ja triivisid veel. Ja nad olid kokku leppinud, et nad ei lähe elusalt tagasi Eestisse ja kapten teadis neid reegleid asüüli kohta, ta oli neile nõu andnud siis enne, kui nad rootslastega kohtusid. See põgenemine algas 4. detsembril ja 6. detsembril öösel nad olid Rootsis. Majaka vaht oli seal läheduses ja nad nägid teda kõige ennem ja siis tuli kohalikud ametnikud kusagilt ja hakkasid seletama neile, mis see protseduur on, kuidas saada asüüli ja nad ütlesid, et nad peavad teatama Nõukogude saatkonnale, et see laev on saabunud ja nii edasi. Ja minu isa vanemad ja ööd-vennad viidi Sibirisse 49. aastal. Ja isa arvas esialgu, et see võib olla oli tema põgenemise pärast, et see oli nagu karistuseks, aga ma ei ole nii kindel selles, sest ema perekonna ei juhtunud suurt midagi. Tema vend küll leidis, et on raske saada ülikooli siin Eestis, aga siis, kui ta läks Leningradi, siis ta sai sisse. See ei olnud nii väga suureks takistuseks karjääri suhtes. Nad ise arvasid, et nad olid, neil oli
surmakaristus ootamas, kui nad oleksid Eestisse tagasi läinud ja isa tädi oli sunnitud midagi ütlema raadio kaudu temale, et me nii väga ootame sind kodus või midagi sellist, aga ta sai aru, et see on sunnitud. Ja ta mäletas, kuidas tädi ütles, et ei maksa kommunistidega koostööd teha või midagi. Nii et ta sai aru, et see ei ole hea mõte, et ta läks tagasi Eestisse külla. Ma mäletan, kord me käisime Ameerika soost sõbraga tänaval plakatidega ja kui Khrushchev tegi midagi, mis vihastas mind ja me nõudsime, et eesti keeles need loosungid olid maha kommunismiga ja maha Khrushcheviga ja Castroga ja nii edasi ja meie lootus on, et need, kes sõidavad mööda sealt ja näevad neid plakatid, siis teatavad kohe reporterit ja siis tuleb suur sündmus ja see kuidagi aitab Eesti vabaks saada, aga nii ei toimunud ja ma saan aru, et kui on mõni üksik plakatikandja, siis see ei aita suurt midagi. Ma olin 10-aastane umbes ja siis Ameerika eestlased on üldiselt tuntud poliitilise aktiivsuse poolest, aga see on New Yorgis ja Washingtonis ja isegi Los Angeleses, kus neid on palju ja on mõtet minna kusagile, kus on reporterid ja tähelepanu ja nii edasi. Aga ma otsustasin, et seal Indianapolises, kus ei ole palju eestlasi, et võib-olla oleks targem, kui ma teen mingisugust panust kultuurilisel areenil ja siis rahvamuusika sobis väga hästi sellega. Esimesed reisid siia Eestisse olid väga pingelised ja oli suur mure, et midagi läheb viltu ja jään kinni. 80. aastal oli vanemad hoiatanud mind, et ei tohi Eestisse minna, sest ametnikud seal peavad siin Nõukogude kodanikuks ja siin võetakse Punaarmeesse ja sa ei saagi välja. See olevat juhtunud. Nad olevat lugenud sellest või midagi, ma ei tea, kas tõesti oli nii, aga see hirm oli olemas ja 80. aastal ma läksin siis kähku Eestisse, ei teatanud vanematele, teen nii. Nad tulid ise Rootsi estopäevadele, mis toimusid Stockholmis ja me saime siis pärast kokku, kui ma olin Eestist tagasi tulnud ja see oli suureks šokiks või vapustuseks neile, et olin Eestis ära käinud. Ja enne seda ma olin Soomes käinud kord ja vaadanud Eesti poole, kui me olime merel seal Soome lahel ja see oli väga emotsionaalne juhtum, kui ma tundsin, et ma olen Eestile lähedal, aga kuidagi ei saanud kaugemale tol ajal. Ja kui ma Eestisse tulin, siis mäletan, kui laev jõudis Tallinna lähedusse, siis ma olin üksinda kõige kõrgemal tekil ja väga ilus ilm oli ja nägin seda linnapilti ja ma mõtlesin, võib-olla peaksin sulepeaga kirjutama Eesti saagu vabaks, et kuidagi aitaksin kaasa vabanemisele, aga siis võib-olla tuli meelde see juhtum Ameerikas, kus keegi ei teinud minu loosungitest välja midagi ja oli ka see hirm, et siin võiks olla mingisugune kaamera, mis vaatab minu poole ja siis mõtlesin ka, et ma tekitan nüüd raskusi meeskonnale ja nad olid olnud väga lahked ja asjalikud ja mõtlesin, ma ei tee sellist pahandust nüüd, kui ma tahan Eesti vabanemises osaleda või kaasa aidata, ma pean leidma mingisugust muud teed kui loosungite kirjutamine laevatekil. Üks asi, mis mind vapustas, oli see, kui mina hakkasin käima Eestis, et see elustandard oli niivõrd erinev ja seda ma märkasin juba 80. aastal, aga kui ma hakkasin sugulastega suhtlema rohkem ja me hakkasime kingitusi vahetama, üks asi, mis jäi meelde on, et ma tulin siia taskuarvutitega, rehkendamismasinatega ja need maksid ainult $5, mis on võib-olla poole tunni töötasu või midagi mulle ja see on mingisugune kulu. Aga üks sugulane võttis vastu sellise kingituse, tal oli pisarad silmis ja tal oli tõesti liigutatud, sest Eestis oliks selline asi maksnud terve kuu palga.